Meie järgmine esineja on Tarmo Pikner, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi vanem teadur, kes tegeleb meil linnastumise probleemidega ja kes muuseas koos Katri Männikuga tegi ka selle nädala eksperteetris saate ikka jälle kestlikkuse teemadel. Aga Tarmo, ole hea. Tere päevast kõigile. Tore on siin olla. Hakkame siis peale ja räägime linnastumisest ja antropotseenist. Alustuseks kujutame ette, et lendame kosmosesse ja vaatame sealt öist maad. Need helendavad täpikesed planeedil tähistavad linnastunud asustuse sõlmkohti. Viimase 100 aasta jooksul on see valgustatud võrk oluliselt kasvanud ja sellega on suurenenud ka inimese jalajälg. Ja nüüd tuleme kosmosest tagasi väga konkreetse kohta Paljassaare rannas. Mõni aasta tagasi laps hakkas korjama sealt väikseid metallitükikesi ja sai terve kausikese täis. Ja seni ajani ma ei ole päris kindel, kus see metall sinna tuli, aga üks asi oli kindel, et need tööstusmetall oli jõudnud superranda. Need 2 pilti, üks kaugelt, teine päris lähedalt, aitavad mul avada antropotseeni olemust. Lihtsalt öeldes tähendab antropotseen ajastut, kus inimtegevuse laiendatud mõju ja loodusjõud on omavahel tugevalt põimunud ja mõjutavad väga tugevalt üksteist ja määravad ka võimalikke tulevikke. Kuigi antropotseen ei ole ametlikult veel geoloogilise ajastuna kinnitatud, on see mõiste läinud ikkagi laiemasse kasutusse. Kui me tahame antropotseeni mõista, peame rääkima ka linnadest, sellepärast et linn ei ole ainult hoonete kogum, linn on kooselamise viis, ta ühendab meid laiema eluvõrgustikuga. Linna loomulikult iseloomustavad tihedus, kiirus, ajaloolised kihistused, erinevad eluviisid. Linna on kirjeldatud ka kui võõrandumise ja sotsiaalse suhete tihendajana. Aga vaatame, kuidas see antropotseen siis ja linnade roll, kuidas need omavahel seostuvad. Linnade kiire areng ei ole juhuslik. See kiirenes tõesti koloniseerimise ja kivisöel põhineva tööstusrevolutsiooni ajal ja eriti kiire hoo sai sisse 60-ndatel. Näiteks loodusressursside kasutus kasvas kiiresti, energiatarbimine kasvas kiiresti, veekasutus ja ka linnades elav rahvastik. Eestis on linnastumine viimase sajandi jooksul ka väga kiiresti kasvanud, eriti alates 60-ndatest ja kujundanud ka head elu või hea elu ideaali. Ja loomulikult antropotseeni kujunemisse on andnud oma osa ka põlevkivi kaevandamine Ida-Virumaal ja samas ka õliliivade kaevandamine Venezuelas. Seega on linnastumine antropotseeni kujunemine omavahel sügavalt seotud, aga need protsessid ei avaldu igal pool maailmas ühtemoodi, sellepärast et mõned riigid, mõned maailmaosad annavad hoopis palju suurema osa näiteks süsiniku heitest, aga samas tekitatud kliimamuutused avalduvad hoopis nendes kohtades, kui me toome näiteks Aafrika või Jakarta üleujutuste näol. Nii et on tegelikult need on koondunud erinevalt ja siin me näeme ebavõrdsusi. Siinkohal on oluline meeles pidada, et ka linnade kasv ei ole ajas lineaarne ja tegelikult paljud linnad maailmas kahanevad ja ka Eestis on palju kahanevaid linnu. Linnade puhul on oluline märgata ühte asja, et tõesti sinna koondub suur osa energiatarbimisest ja jäätmetest ja samas paljud ressursid tulevad väljaspoolt linna. Et tegelikult linnade pindala moodustab 3% vaid, aga seal tarbitakse 70% kogu toodetavast energiast. Ühesõnaga, linna me ei saa käsitleda ainult tema piiridest, ta ulatub igatpidi nagu oma piiridest väljapoole. Võib-olla see Ludmila Siibi maal pealkirjaga Natüürmort linna foonil aastast 1976 illustreerib näilist küllust linnades ja samuti osutab ka looduse võimele muuta linnad sõltuvaks ja haavatavaks.
Just seepärast tahan ma vaadata linnade rolli antropotseenis 3 süvamuutuse pingevälja kaudu. Süvamuutus ei tähenda siin uut tehnoloogiat või uut poliitilist meedet. Pigem tuleks mõista tähenduslikku muutust selles, kuidas suhestume loodusega, üksteisega, iseendaga, sotsiaalsete võrgustikega ja oluline on ka ajadimensioon. Neid protsesse kestlikkuse üleminekutes uurime praegu koos kolleegidega käimasolevate teadusprojektide raames, aga siinkohal tooksin siis välja 3 pingevälja. Esiteks linna ja maapiirkonna seoste ignoreerimine ja taasloomine, teiseks jagatud ühishüvede hoidmine ja kolmandaks energia üleminekuga seotud kiirendused. Ja nüüd ma räägin igast sellest 3 natukene lähemalt. Esimene pingeväli muudab linna ja maapiirkonna suhet. Pikka aega on modernne linnastumine loonud mulje, justkui oleks linn iseseisev ja maa lihtsalt tagala. COVID-i kriis näitas väga selgelt, kui habras tegelikult selline linna ja maa eraldamine on, siis kui piirid läksid lukku, väga tugevalt hakati piirama ka liikumist linnades, siis väga tugevalt tuli esile ka rohealade olulisus. Ja lisaks kasvas ka huvi maakodude maamajade vastu, näiteks Eestis tõusid oluliselt maapiirkondade kinnisvara hinnad, sellepärast et paljud inimesed teadvustasid maa kohta kui sellist tagalat ja võimalikku alternatiivset elukeskkonda. Samas pandeemia, COVID-i pandeemia, mida me tegelikult paljuski oleme unustanud ja ei taha enam väga mäletada, seepärast see oli selline halb periood, aga pandeemia tekitas ka maapiirkondade suhtes uusi ootusi, kuid tõi esile ka ebavõrdsusi piire. Mõnes külas näiteks hakati kartma linnast tulevaid külastajad, mõnes kohas pandi proovile kohalik taristu. Tuli välja, kui sõltuvad mõned näiteks majandusharud, põllumajandusharud on väljaspoolt saabuva tööjõu osas. Kõige olulisem küsimus COVID-ist taastumise jaoks oli, kuidas siis võimestada maapiirkondade inimesi ise oma tulevikku kujundama, mitte vaadata ainult maaelu läbi linnaprillide, mida tegelikult nii mõneski episoodis poliitika kujundamistes kiputakse tegema. Seega, see ei ole ainult linna-maa seosed, see ei ole ainult regionaalpoliitiline küsimus, see on küsimus sellest, kuidas me mõistame seosed elukeskkonnas, näiteks sotsiaalne taristu, nagu raamatukogud, koolid, kogukonnakeskused ja maapiirkondades väga olulised teenused. Nad ei ole lihtsalt teenused, nad on ka need, mis kohalikku elu koos hoiavad ja identiteeti loovad. Seega, ja kindlasti me ei tohiks vastandada maad ja linna, et linnad võivad olla ka väga bioloogiliselt väga mitmekesised, elurikkad. Tallinnas näiteks on saanud endisest piiritsoonist linnukaitseala ja linnades püütakse ka loodust nähtavale tuua läbi erinevate niidulaikude, rohelivõrgustike hoidmise ja nii edasi. Aga samas, kui rajatakse uut taristut, siis tihtipeale löögi alla satuvad ikkagi puud, rohealad ja kooslused. Nii et esimene pingeväli ütleb meile, et linnade toimimist ei saa mõista ilma maapiirkondadeta ja teiste elusorganismideta. Teine pingeväli on ühishüvede hoidmine ja ühishüvede all me võime mõelda ühises kasutuses olevat ruumi, olgu see siis matkarada, mererand, ühiselt kasutatav hoov. Ja majanduskasvule orienteeritud mõtteviis tihtipeale kipub ühishüve vaatama ressursina ja hinnastama ja kasumiks pöörama. Samas Eestis on siiani tugev ühiskasutuse kultuur. Me üsna loomulikuks peame seda, et saame metsa marjule minna, seeni korjata ja seda isegi ka eramaadel. Need praktikad ei ole lihtsalt vaba aja veetmise jaoks, need hoiavad elus aru saama, et kõik ei pea kuuluma kellelegi isiklikult, et midagi oleks väärtuslik.
Sama kehtib ka linnaaedade ja hoovialade kohta. Me teame, et Tallinnas on registreeritud isegi ligi 40 linnaaeda ja tegelikult on see päris hea näide, kuidas linn saab olla ka kasvatamise, jagamise ja parandamise ruum, mis inspireerib ka laiemaid muutusi. Siinkohal on huvitav ja hea ajas tagasi minna. Kõnekas näide on Tatsa aiamaade kultuur Ida-Virumaal. Need aiamaad anti omal ajal suurtehaste töölistele, et inimesed saaksid kasvatada toitu ja puhata. Nii tekkis omapärane kooslus paneelelamust ja aiamaal tegutsemisest ja vaatamata kõikidele režiimi muutustele see kestab ikkagi edasi. Nii et seda aiamaade säilimist me ei saa vaadata ainult kui sellist nõukogudeaegset katkestuse kultuuri või mis oli seotud režiimi piiratusega, vaid seda me saame vaadata ka kui sellist olemasolevat praktikat, millest õppida. Kuidas vähendada sõltuvusi, kuidas siduda elu rohkem koha, töö, toidu ja kogukonnaga. Just selliste näidete kaudu näeme, et tasaareng ei ole ainult teooria, aga see on ka meie ümber. Nii, me jõuame 3. pingevälja juurde. 3. pingeväli puudutab kasvu ja energia ülemineku kiirendusi. Me elame ühiskonnas, kus kiire majanduskasv on vaikimisi tähtis eesmärk, aga selle kasvu keskkonnamõjude ebavõrdsustele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Selle tõi välja ka Hea elu rahvakogu hiljutine pöördumine. Aga kui me vaatame majanduse mõistet, mis tuleb algupäraselt vana-kreeka keelest oikonoomia ja tähendab kodu majandamist, siis tasub küsida, millist kodu me praegu majandame, kas ainult oma korterit, linna, oma riiki või planeeti tervikuna. Seega antropotseeni tingimustes muutub see küsimus eriti teravaks. Linnades on energia tarbimine väga suur ja küsimus on ikkagi ka see, et kuidas seda siis tasakaalustada. Kuidas linnad ise saavad energiat toota, aga laiemalt, kuidas ka majandussüsteem saab liikuda, teha pöörde selles. Viimastel aastatel on uurinud taastuvenergia üleminekuga seotud vastuolusid ranniku kogukondades. Ühelt poolt on selge vajadus fossiilkütusest väljuda. Teisalt kogevad kohalikud inimesed, et nende elukeskkond võib muutuda liiga kiiresti. Ja sageli ilma, et nad tunneksid end otsustes piisavalt kaasatuna. Nii tekib konflikt, kui palju muutust on õiglane nõuda, kelle huvides, kelle arvelt ja kui kiiresti. Need vaidlused ei käi ainult tehnoloogia üle, need käivad ka selle üle, kuidas loodusele anda näiteks hääl ja kes teeb siis väärtusliku ranniku, metsa ja maastiku kuuldavaks. Teadupärast on Uus-Meremaal jõgedele ja mägedele antud juriidiline staatus, et tunnustada nende õigusi väärtuslikult ja kestlikult toimida. Seega süvamuutus seisneb selles, kas me oskame majandada keskkonna piirides ja küsida, kui palju tegelikult on piisav. Ja siit ma jõuan tänase jutu nii-öelda põhisõnumini. Kestlikkuse süvamuutuses on oluline suhestumine loodusega, üksteisega, sotsiaalsete struktuuride ja samas me peame olema ka hoidma meeles ajadimensiooni, et seostada minevikku tulevikku. Antropotseen sunnib meid ümber mõtestama inimkeskset ja linnadele orienteeritud kasvu laiemas eluvõrgustikus. Linnade kasv pole ajas lineaarne ning paljud linnad Eestis hoopis kahanevad, mis loob uusi vajadusi ja ka võimalusi kohanemiseks. Sekkumised linnades on antropotseeni planetaarsete mõjude ohjamiseks olulise tähtsusega. Tuleks näha ja luua lootust õppides seejuures minevikust ja erinevatelt kogukondadelt ja kultuuridelt. Siin esitatud süvamuutuste pingeväljad aitavad teadvustada, nihutada võimalikkuse piire,
linnades kestlikkuse suunas liikumisel. Ja tooks välja ka seda, et tasaareng ei ole mingi abstraktne või kusagil kaugel tulevikus. Selle kilud on tegelikult meie ümber praegu. Küsimus on selles, kas me oskame neid märgata, kas me oskame neid võimendada, neist õppida, sest antropotseen linnade kaudu ei esita ainult küsimust, et kas me suudame ehitada rohelisemaid linnu, ta esitab meile palju sügavama küsimuse, millist kooselamise vormi me planeedil tähenduslikuks, õiglaseks ja kestlikuks peame. Ja võib-olla sellest küsimusest algabki uus linnaline kujutlusvõime. Aitäh kuulamast! Aitäh, Tarmo. Üks küsimus ka, et sa ütlesid, et lähme siia poole, siis me oleme kaamera vaateväljas ja need, kes ekraanilt vaatavad ka, näevad meid, et see seos linna ja maa vahel, et see peaks olema suurem, et kas selle seosena võib käsitleda ka neid näiteks Tallinna või Tartu ümber loodud nii-öelda linnu valdades? No tõesti, see valglinnastumise teema on ka väga oluline ja tegelikult siin me jõuame nagu selleni, et isegi need valglinnastud, et inimesed, seal on nende kodu, aga tihtipeale nad käivad tööl ja teenused ikkagi tarbimas seal linnakeskuses, nii et siin on ka vaja leida teatud tasakaal, et võimalusel luua teenuseid sinna siis nii-öelda tekkinud eeslinnadesse, luua töötamise võimalusi, et siin on oluline tasakaalupunkt. Aga lisaks kodul on seal ka aed ja porgandipeenar. Kindlasti. Vahemärkusena, et need sellised linnaaiad, mitte ühisaiad, vaid individuaalväiksed aiakesed, ei ole üldsegi iseloomulikud ainult sotsialismile. Zürichis nägin ma ühte aeda üsna uues linnaosas, või see ei ole üks aed, seal on palju väikseid aedu, eks ju. Lennujaama lähedal ja tegelikult ka Zürichi vanas osas Loomaia lähedal on niisuke miniatuursed väikesed aiad, mis on antud linnaelanike käsutusse ja kasutusse, nii et see on üsna kapitalistlik asi. Aga aitäh sulle! Aitäh!